Hakkame siis pihta. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, alustame selle nädala kõige olulisema küsimusega. Palju teie pere peab automaksu maksma? Kusjuures me ei ole isegi sinna autokalkulaatorisse löönud, aga meil on üks auto kahe peale. Aga maksuamet saadab praegu teate, ma olen tähele pannud. Ma arvan, et see jääb kuskil 400 euro piires. Ühesõnaga, see on nii väike summa, et ei ole isegi viitsinud arvutada ega vaadata, mis sealt tuleb. Ma mäletan, et minu eest arvutasid kunagi ajakirjanikud, sest et kui nad tulid Lotsi platsile, et nad järjest siis tulid iga saadiku juurde, kes tuli autoga ja lõid selle numbri sisse. Ma mäletan, et see number oligi umbes sinna, võib-olla isegi vähem. No sinna Lossi platsile te kutsusite ise ka, eks ole, rahvast automaksu vastu protesteerima ja siis ma mäletan selgelt seda seal plakatil te poseerisite siis mingi võidusõidu Yamahaga, eks ole. Teil ka mõni tsikkel on endal ka kodugaraažis? Minul on siiamaani tegelikult mul on 3 tsiklit, aga nad ei ole tegelikult liiklusregistris. Tänavale nendega minna ei tohi? Tänaval nendega ei tohi sõita, kuna nad on ümber ehitatud, et nendega tohib ainult ringrajal sõita, aga tänava jaoks seda saab ikkagi ümber ehitada, panna registrisse, siis on vastavalt ka maks ka. Aga jah, see sama meeleavaldus, et see oligi ka koos paljude sportlastega, eriti sellised hobisportlased, kes alles tulevad nii-öelda kas motokrossi sõitma või tulevad endurot või ringrada sõitma, siis nendel on ikkagi kõik mootorrattad arvel. Et siis tuligi selline koos mootorisportlastega selline koos üritus, et ärme hakka tapma sporti automaksu pärast. Tuhanded Eesti meeste ja naiste nimel, kellel on ka kodus tsikkel, kes sellega aeg-ajalt sõidavad. Kui suurt numbrit olete spidomeetril näinud? Teate, et meile ei ole spidomeetri näitu. Ja kui ma alles alustasin võidusõitu, siis mul olid momendid, kus ma käisin paljude võidusõitjate käes küsimas, et ma seal sõidan selles kurvis, et mis sinu see kiirus seal kurvis on. Siis mulle öeldakse, kuule, et kuidas sina tead, mis sinu kiirus on. Mõtlesin, ma olen niimoodi kurvis kallutan ja vaatan sinna vahepeal spidomeetri peale. Siis nad ütlevad, kuule, kui sul on aega vaadata spidomeetrit, siis sa sõidad liiga aeglaselt. Et põhimõtteliselt on ainult 2 reeglit, kas on täisgaas või on pidur. Et kui on midagi vahepealset, et siis sa teed midagi valesti. Nii et sellist, mis ma olen näinud, siis seal on need andmed, mis sa saad pärast vaadata. Siis on mulle näidatud, ma arvan, umbes 259 kilomeetrit tunnis sirge peal. Mis tunne see on? Kõik arvavad, et see on just kõige ohtlikum, eks ole see kiirus, see suur kiirendus, suur kiirus. Aga tegelikult kõige ohtlikum on see pidurdus pärast seda ja kurvi minek. Ehk sealt tulevad need kõige suuremad kukkumised. Ja see sirge peal, see tippkiirus, kui me sõidame, siis me puhkame. Et vahepeal sa isegi lasad käe lõdvaks, niimoodi võib-olla teed väikse sellise aeroobika käele, et sa puhkad. Et jah, sul on seal maksimaalne kiirus 250, 260, praegu MotoGP sõidab juba üle 300 kilomeetri tunnis, aga kõige see ohtlikum hetk tuleb see pidurdus pärast seda. See on see, kus sa pead valmis olema. No see on nüüd üks pealkirja variant, et motosportlane puhkab 250 kilomeetrise tunnikiiruse juures. Põhimõtteliselt küll, jah. Minu jaoks oli see üllatus. Kuulge, räägime teisest viimaste päevade olulisest teemast. Donald Trump andis presidendi vande. Mida teie Trumpilt ootate? Seda, et ta lööks Vene armee Ukrainast välja? Mina loodan ikkagi, et tõesti hakkab siin osas midagi muutuma. Ja ta muidugi lubas, et kas me teeme seda nii-öelda hard way or light way, et igal juhul tuleb mingisugune nii-öelda lahendus. Sõjal Ukrainas, eks ole? Jah, ma mõtlengi, just Ukraina teemat. Ja muidugi siin osas, ma olen kõige olulisem on see, et see lahendus tuleks, aga mitte niimoodi, et Ukrainat seal laua taga ei ole. Et meil on siis Venemaa USA oma vahel midagi arutavad, aga ukrainlased jäävad arutavast välja. See on see, mida kindlasti ei tohi juhtuda. Et kui isegi, ma isegi ei tea, kuidas saab öelda siin nagu õiglane rahu, et pärast seda, mis on kõik toimunud, mis asi on õiglane, aga see saab toimuda ainult see, mis sobib Ukraina rahvale. No tavaloogika järgi õiglane rahu tähendaks ikkagi
konfliktieelset, ehk siis 2014. aasta sündmusteelse territooriumi taastamist ja siis võib hakata edasi rääkima, eks ole, sõjakahjude hüvitamisest. See olekski loogiline ja ma arvan, et tegelikult ega siin ei saagi nagu USA midagi öelda või siis Euroopa, et siin on see, et ukrainlased peavadki ütlema, et mis on see, millega nad on nõus. Täna me teame, et tõesti nii Ukraina kui ka Venemaa pool, et mõlemad on kurnatud, aga see ei saa olla nagu põhjuseks, et midagi lihtsamini, eks ole, et püütakse kuidagi liiga lihtsameelselt jõuda nende rahu läbirääkimistega ja rahuni. No üks asi on kindel, ükskõik milline see rahuga ei tule, me loodame, et tuleb õiglane rahu, ükskõik milline taga ei tule, need kaks rahvast sel sajandil ära ei lepi, kas järgmisel kahtlane, olete maga nõus? Jah, sest et mina näiteks isegi ei kujuta, et minul on, eks ole, nii ukrainlased sõbrad kui ka venelastest sõbrad, tegelikult palju siin elavatel elanikel on samamoodi. Ja lüüa sisse selline konflikt, mis on niivõrd sügav, et sealt välja tulla, ma ei kujuta, et see on nagu põlvkondadeks. Teil sünnipäevadel ikka julgete mõlemad sõbrad korraga kutsuda või peate pidama kaks sünnipäeva, et ühe peate ukrainlastest sõpradega, teise venelastest sõpradega? Teate, vahepeal oligi tõesti selline olukord, Päriselt? et omavahel, et inimesed ongi, et kui need emotsioonid on nii laes, et vahepeal ei saanudki, eks ole, ühes sellises seltskonnas suhelda. Aga nüüd on vaikselt vaibunud, aga ikkagi on nagu tunda sellist, kuidas öelda, et inimesed ei tunne ennast võib-olla meeldivalt teineteist seltskonnas. Ja teil on ka selles mõttes ebamugav, et ühed sõbrad tulevad ja ütlevad, on ju Anastasia, eks ole, nad teevad ju liiga meile, mis see toimub ja teised sõbrad tulevad samamoodi, kuule Anastasia, saad ju ise aru, see on ju jama, mis seal on. Tegelikult meil ikkagi kõik siin olevad elanikud, et nemad ikkagi tajuvad seda, et see, mis toimub, on täiesti, kuidas öelda, ajalooliselt midagi nii karmi, et sealt välja tulla on väga keeruline ja seda ütlevad nii venelased kui ka ukrainlased. Sest mõlematel on sõbrad Ukrainas, venelased, kellel on sõbrad Ukrainas ja see olukord ongi väga-väga keeruline. No see, et sõja tagajärgede lappimine kestab minimaalselt sajandi, tõenäoliselt rohkem, seda me näeme teise maailmasõja pealt. Me veel paar suve tagasi, sõda lõppes, eks ole, 45, algas Nõukogude okupatsioon, aga mis on ka läbi, eks ole, juba 30 aastat, aga me veel paar aastat tagasi tegelesime, eks ole, otseselt teise maailmasõja nii-öelda jäänukite probleemiga, eks ole, teisaldasime monumente. Kas teie arvates kunagi võiks jõuda selleni, et Venemaa hakkab maksma teatavat hüvitist okupatsiooni ajal tehtud kahjude eest Eestile? Teate, ma hiljuti sain kokku ohvitseridega, sõjaväe ohvitseridega, kes seda millise riigi? Ei, Eesti. Meie, kes on seda teemat mitu korda tõstatanud ja just seda rehabiliteerimise teemat, et see teema ei ole kuskile edasi liikunud. Aga ma absoluutselt ei välista, et miks me ei peaks nõudma seda, mida me oleme tegelikult ka välja teinud. Nüüd on hästi isiklik küsimus. Ma pakun, et te olete ristitud õigeusku. Ja. Teie patriarh asub Konstantinoopolis või Moskvas? Ma ütlen niimoodi, et mina ei ole selline nagu aktiivne õiguslik. Mind ristiti, kui ma olin 7-aastane, aga nüüd hiljuti me käisime tõesti abikaasaga õigeusu kirikus nüüd Aleksandr Nevski katedraalis, kui siis piiskop Daniil, kes on nüüd eestlane, et tema nüüd on selle nii-öelda juhiks. See on siis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juht on ta praegu, jah? Kas see organisatsioon tuleks Eestis keelustada kui selline Kremli-meelne organisatsioon, eks ole, selles on teda süüdistatud ja olgem ausad, ega vaimuliku rüü on tegelikult väga hea maskeering luuraja jaoks? Ma saan aru, et see on see teema, et mida on nüüd ka sotsiaaldemokraadid tõstatanud, aga
et mina ei näe, et kuidas nüüd sellega tuleks kogu nii-öelda õigeusu kirikut selle eest siis nii-öelda karistada. Sest et ega mina olen ju ka suhelnud nii patriarh Daniiliga ja ma olen ka käinud kohal, et neil ei ole mingit finantsilist sõltuvust, neil ei ole mingit poliitilist sõltuvust ja tegelikult neil ei ole sellist kontakti Moskva kirikuga ja isegi kui vaadata nende, need palveid ja need lugemisi, mis nad teevad, siis need on Ukraina rahva toetuseks selle jaoks, et sõda saaks läbi, kannatanute toetuseks, et see on alati nagu üks oluline osa, et kus siis palvetatakse. Ja nüüd, eks ole, tehakse ka sellist seaduseelnõu, mis on ka, eks ole, sotsiaaldemokraatide algatatud, et võimalusel siis, et oleks siis võimalik tühistada või, eks ole, panna kinni, eks ole, selline organisatsioon, kus seal on, eks ole, midagi, mis on seotud, eks ole, agressorriigiga või on, aga kui vaadata, eks ole, seda sõnastust ja kui ma küsisin ka Lauri Läänemetsa käest, et kas siis meil on tõesti nii, kui on mingisugune organisatsioon, mis on seotud terroristliku organisatsiooniga, riigiga või agressorriigiga, et meil ei ole siis praegu ühtegi võimalust, eks ole, need organisatsioonid kinni panna. Et ühesõnaga, miks on tarvis teha eraldi seadust? Jah, ma küsin, kas tõesti praegu selliseid seadused ei olnud ja minu üllatuseks oli, ta ütles, et ei olegi. Et ma nüüd ei tea, kas see on tõesti nii, sest ma vaatasin, et meil on ikkagi olemas eraldi seadused, kui on esimene kahtlus, et on, eks ole, juriidiline isik, organisatsioon, mis, eks ole, õhutab agressioonile, et meil on eraldi, eks ole, paragrafid, aga see on minu jaoks oli nagu üllatus, kui siseminister ütles, et meil sellised aluseid, eks ole, ei ole. Põhimõtteliselt võiks Al-Qaeda teha oma väikese kontori siia. Tema sõnade järgi see oligi, jah, sest ta tõi nagu, et ta rääkinud ainult õigeusu kirikust, ta rääkis ka muust usust, et kus on erinevad võimalikud ohud. Ja tõesti, et kui ma esitasin talle selle küsimuse, kas täna ei ole meil seda alust, et see on nagu hirmutav. Ta ütles, et tõesti, et selline organisatsioon võib teha oma juriidilise isiku ja põhimõtteliselt ei ole võimalust seda keelustada. Et ma nagu kahtlen, et see nii on, aga võib-olla tuleb uuesti siis siseministrilt üle küsida. Kahtlete oma endises parteikaaslases? Jah. No nii, tuleme nüüd teie praeguste parteikaaslaste juurde. Räägime Keskerakonnast. Maikuus 2024, natuke vähem kui aasta tagasi, kukkus Keskerakonna reiting alla 10%. Ega sealt nüüd endise keskerakondlase Evelin Sepa juhitud Roheliste partei toetuseni enam väga palju maad ei olegi jäänud. No kuidas niimoodi on läinud? Keskerakond on olnud aastaid ülipopulaarne partei Eestis. Kui me vaatame ikkagi praeguselt reitingut, siis see reiting on kasvutrendis ja ma nüüd just enne intervjuud vaatasin, üks asi on see reiting 6 jooksul, ma vaatasin reitingut viimase nädala lõikes, et see on Norstati uuring, et seal oli reiting 17% ja Keskerakond oli teisel kohal. Ehk siis pärast meid juba tuli EKRE, siis Reformierakond, siis sotsiaaldemokraadid ja teised erakonnad. Ehk siis me näeme, et see tõus on praegu väga stabiilne, tõus ka eestlastest valijate seas ja on muidugi ka väga suur tõus praegu just ka Tallinnas. No Riigikogus on teil hetkel ikkagi lood hapud, olgem ausad. Paar päeva tagasi läksin teie fraktsiooni koduleheküljele, ausalt öeldes üllatusin isegi. 7 liiget on praegu fraktsioonis, paar tükki veel ära läheb, eks ole, tuleb fraktsioon kinni panna. Enne seda te, eks ole, saite suure kaotuse, eelmises Riigikogu koosseisus oli 26 liiget, nüüd siis valitakse 16, kus siis enamik on juba tänaseks lahkunud, eks ole, 9 inimest on lahkunud. Tallinnas olete võimu kaotanud Iitses, Keskerakonna kantsis. Kas sellised pinged, ma usun, et see peab olema pingel, kas sellised pinged koju ka kanduvad, et stiilis, et öösel kell 2 Mihhail ütleb, et kuule, ma kuulen küll, et sa ei maga. Tead, ütle, mis me selle Narvaga teeme? Tegelikult me kodus püüame nii vähe kui võimalik rääkida poliitikast. Õnnestub ka või? Ja õnnestub ka, et kuna meil on päeva jooksul, meil on nii palju tegelikult ühiseid koosolekuid ja kohtumisi ja et me suhtleme päeva jooksul nii tihti, et meil ei ole vaja õhtul veel eraldi poliitikast rääkida. Et ma saan aru, et ongi erinevad rollid, üks on selline parteikaaslase roll, minul kanda, teine on muidugi abikaasa roll, aga ikkagi siiamaani on õnnestunud
kas siis päris lahus hoida, aga mitte nii, et üks oleks seganud teist. Et arusaadav, et muidugi oli pingeline aeg, aga praegu on täiesti teistsugust ajad Keskerakonnas ja Keskerakond tegelikult väga, väga tugev ja isegi see meie fraktsioon, tõesti väike fraktsioon, aga meil on väga ühtne fraktsioon ja väga töökas fraktsioon, et kõik need eelnõud, mis me sisse anname, see, kui palju me sõna võtame, kui aktiivsed me oleme, et seda tegelikult näeb ka valija ja seda on näha ka reitingus. Muide, mis keeles te fraktsiooni koosolekuid peate? Ikka eesti keeles, alati eesti keeles. Okei. No Keskerakonnale teil isiklikult eriti ja sel nädalal veel iseäranis, eelmisel nädalal ka, eks ole, tuleb olla tähelepanu eest tänulik peaminister Michalile, ma ei tea, tordi olete juba saatnud talle? Ei, torti ma ei ole, et see ei ole minu stiil, aga tõesti, ma lugesin ajakirjanduses ühte artiklit, kus öeldi, et huvitav, et peaminister ja siis Reformierakond nagu ise teeb kõik selleks, et opositsioonil oleks, eks ole, rohkem võimalusi rünnata ja kritiseerida. Et tõesti, sest kui Kristen Michal oleks kohe vastanud minu küsimustele. Küsimus oli, tuletame meelde, puudutas, eks ole, riigisekretäri. Riigisekretäri, jah, alguses oli mul ka Nordica küsimus, siis mul tuli riigisekretäri küsimus, et pärast sellele, eks ole, järgneski selline üleolev vastus koos repliigiga. Aga repliik oli, loll on raske olla ikka. Ja ta tõenäoliselt ta ikkagi esiteks, eks ole, ta arvas, et mikrofon on väljas ja teiseks, tõepoolest siin on tõlgendamisvõimalus, kas see oli selline maailmavalu või see ikkagi oli konkreetselt rünnak teie vastu, aga kuna seda oli kindlasti on seda võimalik, eks ole, tõlgendada ka rünnakuna teie vastu, siis loomulikult poliitiku asi on sellest kinni võtta. Ja kusjuures mina ise saalis seda ei kuulnud ja saali ei olnud seda vähemalt seal, kus saadikud istuvad, sinna ei kostunud. Et Lauri Hussar ka tagantjärele on nüüd rääkinud, et ka tema ei kuulnud, kuigi videost on kuidagi teistmoodi see näha. Ja mina sain sellest teada üldse hiljem, kui mulle hakkasid inimesed kirjutama ja see oli juba infotunni ajal, et nad kirjutasid, et kuidas on võimalik, et peaminister sellisel viisil vastab. Aga ma ütlesin, et aga ta alati vastab sellisel viisil, tal ongi alati üleolevad vastused. Nad ütlesid, ei, aga veel ka pärast seda, mis ta nagu ütles. Ja alles siis, kui mulle saadeti video, alles siis ma sain aru, millest inimesed kirjutasid mulle, et tõesti kõik, kes jälgisid ülekannet, et kuulsid, aga siis saalis seda ei olnud kuulda, see oli ka põhjus, miks ka keegi ei osanud kohe reageerida. On Michal isiklikult vabandust palunud saatnud, ma ei tea, kas või SMS-i, et sorry, kuule, nüüd läks natukene kehvasti? Ei, isiklikult ei ole vabandanud, et vabandused olid ainult need, mis ma kuulsin pressikonverentsil. Probleemi sisu oli siis, või vähemalt üks sellest probleemidest on siis seaduse muudatus, mis lubab ilma juurahariduseta inimesel asuda tööle riigisekretärina. Kui suur probleem see nüüd tegelikult on? Ühest küljest võib aru saada, et peaminister tahabki mehitada olulisi kohti, eks ole, usaldusväärsete inimestega. Jah, aga teisest küljest mina ei mäleta seda diskussiooni, et meil riigisekretär on nüüd kas peaministri nii-öelda poliitiline käepikendus või Reformierakonna büroo abiline. Väga võimekas abiline siiski. Et ma saan aru, et kõik tahaksid sellist abilist, aga siin ongi probleem sellest, et sa hakkad selle jaoks, eks ole, seadust muutma, et viid selle Riigikokku ja siis, eks ole, see seadus jõustus 1. jaanuar, vähem kui nädala pärast teed juba selle, eks ole, ettepaneku. Ükskõik, kuidas seda vaadata, see ei näe mitte kuskilt poolt hea välja. Ja meile on ka räägitud, et mis sellest juuraharidusest, et nüüd, eks ole, riigisekretär on selline tippjuht manager, et kõik need juura asjad, et saavad teha abilised. Ma mõtlen, et järgmine asi võib-olla on öelda ka, et õiguskantsleril ei ole vaja juuraharidust, et siis las siis kõik abilised ära teevad, et õiguskantsleri büroos on ka väga palju juuraharidusega inimesi, kes saavad põhiseadusliku kontrolliga hakkama. Ja ka teine aspekt on see, et kui vaadata ka põhiseaduse kommentaare, siis põhjus, miks on alati nõutud ka seda juuraharidust, miks on oluline, on see,
ükski, eks ole, õigusakt, mis tuleb valitsuselt, see ei saa minna välja ilma riigisekretäri allkirjata. Ja riigisekretär oma allkirjaga, ta kinnitab, et kõik need seadused on vastavuses nii põhiseaduse kui teiste seadustega. Ja seal on eraldi ka kirjas selline asi, et riigisekretär on kohustatud mitte andma oma allkirja, kui ta näeb seda vastuolu. Ja nüüd siin ongi küsimus, et kui teil ei ole juuraharidus, kui ta on 100% selline poliitiline, eks ole, ustav inimene peaministrile, et kuidas ta seda teeb? Ma arvan, see kliimaseadus on üks parim näide selle kohta. Et siin ongi see probleem, et üks asi, et jah, muudetakse seadust ühe inimese pärast, aga muudetakse ka kogu selle riigisekretäri institutsiooni sellist mõtet ja tulevikku. Selle riigisekretäri institutsiooni üks mõte on siis see, et tema on inimene, riigisekretär on inimene, kes on töölepingu järgi kohustatud kõik seadused läbi lugema, neist aru saama ja andma siis oma hinnangu, esimese hinnangu, eks ole, kas see on põhiseadusega kooskõlas ja teiste seadustega. Jah, tõesti, ja ma ka ühes intervjuus Peter Kopp, kes on praegune riigisekretär, mainis ühe olulise asja, et ütles, et põhimõtteliselt, kui ta on pidanud sõna võtma või kui ta on sõna võtnud erinevatel valitsuse istungitel, siis see on põhiliselt olnud juura küsimustes, et ei olnud mingeid muid asju. Ja kui ma rääkinud ka kolleegidega, kes on ikkagi palju pikemalt, eks ole, ja on ka olnud valitsuse juhtimise juures, nad on öelnud, et riigisekretär on alati olnud abiks olukordades, kus tekibki selline poliitiline vaidlus erinevate siis erakondade vahel, nende poliitiliste juhtide vahel, siis riigisekretär on tegelikult see, kes tuleb sellise külma peaga oma juriidilise analüüsiga, ütleb, kuulge sõbrad, et poliitika poliitikaks, aga me peame liikuma seda pidi, sest see on see, mis on kooskõlas seaduste ja põhiseadusega. Parandage nüüd mind, kui ma eksin, ma ei vaadanud seda enne seda vestlust üle, aga riigisekretäri tööleping kestab 5 aastat, eks ole? Vist peaks olema 5 aastat. Mis on siis mõeldud sellega, et oleks igal juhul üle ühe valimistsükli, ehk siis, et ta peaks olema selline valitsuste ülene spetsialist. Ja kui ta nüüd on, eks ole, selgelt reformierakondliku taustaga, siis see põhimõtteliselt on selline saadik tuleviku tulevaste valitsuste juurde. Siin ongi selline probleem, et näiteks praegu riigisekretär on olnud juba 3 peaministriga koos töötanud, eks ole, ta on töötanud Jüri Ratasega, ta on töötanud Kaja Kallasega, ta on töötanud ka Kristen Michaliga. Valitsusi on olnud rohkem, kui ma ei eksi. Valitsusi on olnud rohkem, aga ma just mõtlen, et 3 peaministrit, et ja arusaadav, et need peaministrid on olnud erinevad ja see on oluline, et riigisekretär suudab iga peaministriga koos töötada. Nüüd ongi siin küsimus, kus meil on kindel selline riigisekretär, kes on pigem nagu poliitiliselt poliitilise eelistuse järgi tehtud, et kas siis me liigumegi selles suunas, et nüüd iga uue peaministriga siis hakkab tulema ka uus riigisekretär. Et kas see ongi see uus reaalsus ja ma mäletan, et Vikerraadios isegi küsiti seda Kristen Michalilt, et ta nagu ei osanudki sellele otseselt vastata, et arvas, et kui tuleb teine peaminister, et tal peaks ka olema täiesti sobiv nii-öelda Keit Kasemetsaga koostööd teha. Aga see on selline, ma ütlen, et kuidagi selline hinnang, mis on antud kuidagi liiga kiiresti. No, ta võib-olla lihtsalt loodab, et ta on järgmised 10 või 15 aastat ise peaminister. Ja, seda küll. Et seda on siin ju sosistatud, et nüüd vähemalt tööle asudes on võetud eesmärgiks Ansipi rekord purustada. Mina ise seda ei ole kuulnud, aga jõudu. Okei. Kuulge, te olete väga keerulise erikomisjoni esimees, Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon. Korruptsiooni kohta ütles mulle 6 aega tagasi antud intervjuus Ingrid Rüütel, et see, mida me vanasti nimetasime selliseks, ma kohe vaatan nüüd täpselt järgi, mis see oli, kogukonnasiseseks üksteise aitamiseks. Et külaühiskond ei saanud teisiti, eks ole, sa pidid seal üksteist toetama. Et nüüd siis nimetatakse seda aeg-ajalt korruptsiooniks. Ongi vist väga keeruline valdkond, sellepärast, et kui panga ülekande juures ei ole selgitusena kirjas sissemaks seaduse muudatuse eest, et siis vist ongi väga keeruline näpp peale panna, mis see nüüd täpselt korruptsioon on ja mis ei ole. Ja see on ju selge, et inimesed, veri on paksem kui vesi, inimesed tahavad lähedasi aidata. Et see korruptsiooniga võitlus, et see ongi väga keeruline ja
ma olengi võtnud üleüldse oma komisjonis sellise palju laiema suuna, et kui varem vaadata seda komisjoni, siis pigem on nagu tegeletud asjadega, kui on juba mingi korruptsioon avastatud, eks ole. Aga mina nagu ütlen, kui korruptsioon on juba avastatud, siis me oleme hiljaks jäänud või et me ei olegi teinud head tööd. Et me ei ole ikkagi korruptsiooni asjade komisjon, me oleme korruptsiooni vastane. Ennetus oleks see, millega te peate tegelema. Ja lihtsalt kui nii palju kui rääkida ka, eks ole, prokuröridega ja üldse selle ala spetsialistidega, nad ütlevad, et ennetus on see kõige parem võimalus, kuidas siis korruptsiooniga võidelda. Ja kui me siis ka peaprokuröriga, see oli üks esimesi kohtumisi, kui ma sain esimeheks, ja tema ütles, et tulebki jälgida selliseid projekte, et kus on, eks ole, väga suured rahad mängus ja kus on selline puudub läbipaistvus. Et tavaliselt sealt need nagu riskid tulevad. Kuulge, tuletage mulle meelde, kui te olite veel sots, siis äratasite te sotside ridades tähelepanu sellega, et sotsid andsid sisse sunddividendi seaduse nii-öelda, eks ole, mille mõte siis oli laias laastus see, et ka väikeaktsionärid saavad vajadusel, eks ole, seljad kokku pannes dividendid välja võtta. Selle taga nähti otseselt teie perekonna huvi. See väikeaktsionäride seadus oli tõesti, ma arvan, et see on siiamaani väga oluline seadus, mis on vajalik, sest et teistes Euroopa riikides on see juba ammu vastu võetud ja Eesti, kui me vaatame isegi seda indeks, mis puudutab just vähemusosanike kaitset, me oleme tabeli lõpus. Ehk siis see on tegelikult ka üks osa majanduskasvust. Et kui me põhimõtteliselt oleme olukorras, kus meil on väike osanikud ja ma räägin nagu sellest kaasusest, milles on olnud minu isa aastakümneid, vaid ma räägin ka teistest kaasusest, kus meil ongi olukorrad, et kui on suur osanik, kellel on 51% ja ta võib teha ükskõik mida, et võib-olla välja maksmata kasum miljoneid ja miljoneid, aga ta lihtsalt töötabki, aga ma ei maksa välja, et tee, mis tahad. Ja sellises olukorras on meil mitmed väikeosanikud ja ma pigem siin esitaks küsimuse, et kelle huvides on olnud see, et seda seadust pole kunagi tahetud läbi suruda. Et ma tean, et ka varem on seda nii-öelda algatatud, aga iga kord on kuidagi see kohe kuskile ära kaotatud. Et siin on pigem üldse selline küsimus. Aga kui te seda väikeaktsionäride seadust hakkasite või seadust muutma, eks ole, teil oli seal ikkagi selgelt see perekonna huvi mängus, teil oli isiklik kogemus ja isiklik kokkupuutepunkt olemas? No, tegelikult meie pered see seadus väga ei oleks aidanud, ütleme ausalt, et seda olid teinud ka juristid, et tegelikult otse meie perele ei oleks, aga muidu üleüldse, mis puudutab ettevõtluskeskkonda, seda läbipaistvust ja väikeaktsionäri kaitset, kui üldiselt see oleks samal tasemel nagu teistes Euroopa riikides ja ka meie naaberriikides, see oleks ikkagi suhteliselt väga suur samm edasi ikkagi. Ja ma jätkuvalt arvan, et see seadus on vajalik, aga neid diskussioone pole viimasel ajal eriti olnud ja see debatte pole väga olnud. Kuulge, räägime lõpetuseks sellest, et sügisel tulevad pool aasta pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Milleks meil tuleb valmis olla? Ma tean seda lauset, et ennustamine on tänamatu töö, aga poliitikutena te tegelete sellega, ma arvan, praegu juba igapäevaselt, vaatate erinevaid stsenaariume läbi. No öelge 2-3 üllatust, milleks me peaksime valmis olema? Ma arvan, et see ikkagi üllatus ei ole, et Eesti Keskerakond võidab. Et ma ütleks, et kus kohas? Narvas? Tallinnas. Et ma arvan see, et nüüd palusid üllatust, aga see üllatus ei ole, aga ma olen kindel, et Keskerakond võidab. Et võib-olla üllatuseks võib see, et Keskerakond võidab ja saab siis nii-öelda ainuvõimu, eks ole, et ei ole vaja kellegi koalitsiooni teha. Et see võib osutuda üllatuseks, aga nagu ma ütlen, et siin isegi kui näiteks Keskerakond juba ajalooliselt parima tulemuse Tallinnast, see sõltub ka väga paljudest muudest faktoriteks, kas või see, et kui palju väiksemat erakondi saab sisse. Et siin peab nagu alati sellega arvestama, et üks asi on see, et see on nagu ka spordis, et sa saad ainult vastutada selle oma tulemuse eest. Aga see, mis lõpuks juhtub, mis siis seal finišis juhtub, et seal on nii palju muid aspekte, mida sa tegelikult ei saa ega oska ette aimata.
Mis tulemuse teeb Keskerakond Narvas? Mina usun, et ka Narvas Keskerakond võidab. Et Jaan Tootsi juhtimisel, et nii palju kui ka mina olen käinud Narvas, et ikkagi elanikele meeldis tema selline juhtimisstiil, see, kuidas ta ka suhtles elanikega. Et mina näen, et ka Narvas tuleb kindlasti Keskerakonnal väga hea tulemus. Tartus? Tartus on keerulisem, aga nüüd ma olen vaadanud, et Tartus on meil ka natuke reiting kasvamas, meil on ka lisaks üks volikogu liige tulnud üle meie fraktsiooni ja siin pool aastat on tegelikult pikk aeg, võib päris palju asju veel juhtuda. Mis üllatusi me veel võime näha KOV-i valimistest? Siin on räägitud sellest, et ega need meelsused Ida-Virumaal ja Narvas ja võib-olla sellistes mingites Kagu-Eesti omavalitsustes ei pruugi väga paljudes punktides isegi erineda. Ma pean silmas, eks ole, suhtumises sellesse, kuidas riik on käitunud, kuidas riik midagi planeerib ja kuidas kohalikega sellest läbi räägitakse. Kas meil siin võib tulla mingeid üllatusi? Kas te nüüd peate silmas, mis puudutab Ida-Virumaad, kas seda valimisõiguse teemat? Ei, ma praegu lihtsalt pigem lihtsalt meelsust, üleüldist meelsust. Sellised, mina arvan, et kohalikud valimised on tegelikult juba selline usaldushääletus ka praeguse valitsuse suhtes, et tavaliselt öeldakse, et kohalikud valimised ja siis Riigikogu valimised, et need on kaks eri asja, et eks ole, tavaliselt ka öeldakse, et kohalikel tasandil on ühed poliitikud, riigi tasandil on teised poliitikud, et neid asju ei tohi oma vahel segada, aga kes tavaliselt seda ütleb, seda tavaliselt ütlevad need valitsuserakonnad, kes on parasjagu väga ebapopulaarsed ja nad kardavad kaotada seda populaarsust, kui nüüd tulevad eks ole, kohalikud valimised ja seepärast nad ütlevad, et ikkagi hääletage meie poolt, et meil on siin ikkagi täiesti teine poliitika, et teised inimesed, aga isegi kui palju ma olen Tallinna jälginud, et kogu see poliitika on tegelikult täpselt sama nagu ka Toompeal. Nii et kui te räägite nendest protestihäältest, et need kindlasti tulevad, neid tuleb palju. Ma väga tänan teid, ma mõtlesin, kuidas me seda sõnastame, aga just nimelt see usaldushääletus valitsuse vastu, see kombinatsioon ei tulnud mul pähe. Aga jah, seda ma küsisin. Kas KOV-i valimistel saavad valida sügisel ka Venemaa ja Valgevene ja Ukraina kodanikud? Siin hästi palju sõltub sellest, et mis mängu, eks ole, opositsioon mängib ja muidugi ka Isamaa. Teie teate ju, eks ole, mis mängu mängib? Ja mina tean ainult oma erakonna seisukohta, eks ole, meie erakonna seisukoht on olnud see, et me oleme selle vastu, et võtta valimisõigus ära. Aga nüüd on küsimus selles, et eks ole, paralleelselt selle seaduseelnõuga, mis on praegu menetluses, meil oli ka, eks ole, opositsiooni poolt, ehk siis Isamaa EKRE poolt oma algatused, mis siis ei läinud läbi ja nüüd mida püütakse esitada muudatusettepanekutena. Ja nüüd ongi küsimus, et mis siis toimub meil lõpphääletusel, sest on teada, et poolt hääli peab olema 4 korda rohkem kui vastu hääli. Ehk siis ükskõik, kui palju siis neid vastu hääli on, et üks rohkem, üks vähem, siis iga kord, eks ole, see poolt häält arv sõltub sellest. Ehk siis ma ütlengi, et see lõpphääletus on see, mis loeb ja see, kes siis tuleb juurde vastu hääletama või siis vastupidi, kes siis tuleb juurde, kes poolt hääletab. Et seda matemaatikat tegelikult on väga raske ennustada, sest nagu ma ütlesin, seal ei ole seda kindlat arvu, et 81 peab olema poolt. Või seal on niimoodi, et 4 korda peab olema poolt rohkem kui vastu. See on siis põhiseaduse muutmisel on selline tingimus? Jah, praegu probleem ongi see, et põhiseadust muudetakse, eks ole, kiireloomuliselt, seal on, eks ole, erinevad võimalused ja lihtsalt see, mis suunas praegu liigutakse, et mina keeldun aktsepteerimas sellist põhiseaduse muutmist kiireloomuliselt, et ma ei arva, et ja veel, kui seda tehakse vahetult enne valimisi, see on nagu 2 aspekti, et sa teed seda kiireloomuliselt ja sa teed seda vahetult enne valimisi, mille tõttu nüüd ju ka teisi seadusi tuleb ka muuta. Näiteks nüüd tuleb ju muuta ka seda seadust, kui varem valimisnimekirjad pidid olema mitte valimisnimekirjad, vaid valijate, eks ole. Nimekirjad, see nende number pidi olema valmis, kui ma ei eksi, siis juuniks
seal oli nagu kindel kuude arv, siis nüüd tulenevalt, eks ole, sellest seaduse muudatusest, eks ole, tuleb ka seda nihutada. Ehk siis üks asi on, eks ole, see põhiseaduse muutmine kiireloomuliselt, ja teine asi on nüüd see, mis teised seadused nüüd, mida tuleb ka selle tulemusel muuta, et ma ei imesta, kui võib-olla midagi veel koorub välja, et näiteks isegi see põhiseaduse muudatus tehakse ära, aga unustatakse mingi muu seaduse ära muuta, mis kokkuvõttes üldse tühistab kogu selle asjana. Ja muidugi suurim probleem selle juures on see, et kahjuks see ikkagi kokkuvõttes lõhestab ühiskonda. Te ise olete endale häältesaagi sellise miinimumlati paika pannud, et kui palju peate hääli saama KOV-i valimistel, et oleks normaalne tulemus. Riigikogu valimistel tegite suurepärase tulemuse 2806 häält, kui ma nüüd õigesti mäletan. Paljud Riigikogu liikmed on kadedad, ma usun. Aga KOV-i valimisteks on nüüd see latt kuhu tõstetud? Ma ei ole seda niimoodi latti tõstnud ja ma kunagi ei pane endale sellist eesmärki, et nüüd see on see number, mis ma pean kindlasti kätte saama. Ja me peame ka aru saama, et need kohalikud valimised väga palju erinevad, eks ole, et need ringkonnad erinevad, erinevad ja kuna veel, eks ole, ei ole paigas, kes kus kandideerib, siis ka ju häälte arv väga palju sõltub, mis ringkonnas sa kandideerid, et ühes ringkonnas on üks hääl maksab, eks ole, rohkem kui teises. Et seetõttu on ka väga paljud näiteks kui Lasnamäel, eks ole, keegi saab 500 häält, see on tegelikult väga vähe, või kui keegi saab selle sama 500 häält kuskil Nõmmel, et see on täiesti, eks ole, erineva kaaluga. Et praegu meil ei ole, eks ole, need nimekirjad veel paigas ja teiseks on muidugi ju ka see, et võib ka mõjutada, et kui palju meil lõpuks siis valijaid on, et tulenevalt sellest, kas see seaduse muudatus võetakse vastu või mitte. Keskerakonna kommunikatsioonispetsialist Andres Kalvik tuletas mulle meelde, et kui ma rääkisin või tegin intervjuud Tanel Kiigega, siis ma alustasin küsimusega, millise Kreeka jumalaga ta enda arvates kõige rohkem sarnaneb. Kuna ta mulle seda jõuliselt meelde tuletas, siis ma küsin selle intervjuu lõpuks, et millise Kreeka jumalaga teie enda arvates kõige rohkem sarnanete? Pakuks, et Ateena. Sõjajumalanna? Ta ei olnud ainult ikkagi sõjajumalanna, aga ta oli ka selline tarkuse, õiguse ja õigluse eest selline seisja, et pigem mind aga miks ka mitte sõjajumalannas, ütleme nii, et ega selline see, mis toimub meil iga päev poliitikas, ega see ongi selline kogu aeg tuleb millegagi võidelda, et kogu see opositsiooni töös on ju ka igapäevane võitlus ja võitlus õigluse nimel. Pean teile selleks võitluseks pöialt ja soovin palju jõudu. Aitäh!